Tere, kallis Reali TV vaataja! Mina olen Anni ja minu kõrval on Tanel ja meie oleme siin Rakvere teatri kinomajas, kus peagi algab üks tähtis sündmust. Rakvere teater avab täna oma 78. hooaja ja siin oleme meie Reali TV-ga kohal, et kaeda, milline üritus aset on leidmas ja millised on värsked muljed. Tere tulemast! Tere tulemast! Meil on suur rõõm tervitada teid Rakvere teatri 78. hooaja avapeol hilisõhtune seanss. Te olete Rakvere teatri uus projektijuht. Kuidas praegu tunne on siin avaüritusel? Väga võimas tunne on. Ja suur rõõm on olla siin ja näha, et nii palju inimesi tuleb meid tervitama ja meiega koos uut hooaega avama. Kuidas see peo organiseerimine on kulgenud? Nagu lust ja lillepidu, sellepärast, et meil on nii suur meeskond, kes kõik kaasa aitavad. Väga hea on kõik. Ja mida ootate algavalt hooajalt? Põnevust. Värvikust ja mitmekülgsust. Küsimusi on? Ei ole. Väga hea. Läheme edasi. Kuva pärast Tallinna Linnateater, lavastaja Priit Võigemast, mikrofon läks tööle! Jah, ülientusiasmi eest meil palka ei maksta. Nüüd on väike jama. Mina olen juba mõnda aega harjunud, et nõunikud kirjutavad mulle kõne. Täna ei ole ühtegi. Aga saama hakkab ainult head. Ja kindlasti on Rakvere teatri repertuaar ka sellel hooajal kiiskav. Saab nutta ja naerda. Ja kõik on lõpuks õnnelikud. Ja loomulikult Kaduviku nimel. Olete tulnud siia Rakvere teatri 78. hooaja avamisele. Kuidas on meeleolu? No meeleolu on väga hea. Ootused on kõrged, kuigi tegelikult tuleks tulla nagu puhta lehena, et siis on alati nagu seda spontaansust rohkem, eks ju, et oled avatud, vaatad, mis saab ja tegelikult just arutasime siin, et sisse tulles mullimaailma tekkis kohe selline teine sürreaalne mingi teises dimensioonis olemise tunne. Nii et võib-olla on siit vihje ka järgnevaks hooajaks, et on võib-olla selliseid teistsugusema kiiksuga lavastusi. Aga kuulda on juba, et on häid asju kavas tulemas. Kas kavatsete midagi minna vaatama? No kindlasti siin nüüd kohe lendas üle käopesa, et seda tuleb kindlasti vaadata, et see on selline kohustuslik asi. Aga ma arvan, et jõudu mööda kõik tuleb ju ära vaadata, et mis tulemas on. Mida veel on sellel hooajal uut? Rakvere teatris on 5 uut loomingulist inimest. Peanäitejuht Peeter Raudset, lavastaja Urmas Lennu, 3 noort näitlejat, kellega loodetavasti teil on juba õnnestunud tutvuda. Grete Jürgenson, Jauri Kimmel ja veidi noorem Märten Matsu. Minu teha on tõesti teid siin tervitada, öelda, et Rakvere teater on ikka see koht, mis teeb talve heledamaks, toob kevade meie südamesse, suve meie meeltesse ka kõige süngemal ajal. Tulemast vaid tere tulemast on lubatud vaid Rakvere teatriga.
Tervist, head uut! Urmas Lennuk on nüüd meiega. Urmas, palju õnne esietenduse puhul. Kuidas publik etenduse vastu võttis? Mina ei tea veel eriti hästi, aga tundus, et keegi nagu piletiraha tagasi küsima ei tulnud. Millest teie lugu räägib? Oi, kui ma oskaks seda 2 sõnaga öelda, siis ma ei piinaks näitlejaid ega vaatajaid 2 tundi. Et ta räägib ikkagi sellest, et kuidas ei ole mõtet nagu oodata, et millal see elu algab, et praegu käib ja võikski elada lihtsalt, et võiks kohe alustada, täna, mitte homme. Millised on teie tulevikuplaanid, mis etendused meid veel kostitamas on? Oi, me teeme talvel lastelavastuse Timbu-Limbu, mis on kõigi muusikali reeglite järgi. Meil on seal oma helilooja Villu Valdma, arranžeerib Heini Vaikmaa, vanemale põlvkonnale väga tuttav mees. Ja ta on ikkagi, ütleme, me üritame üle oma varju hüpata, aga näis, kuidas see toime tuleb. Kui tagasi veel tulla korra Ükssarvikute farmi juurde, kuidas sa näitlejate tööga rahul oled? Meil oli väga tore selles suhtes, et nagu selline taaskohtumine oli ja me raiskasime väga palju aega ka lihtsalt lobisemisele aga õnneks meil oli nii palju proove, et me saime seda endale lubada, et me tegelikult ongi võib-olla proovide juures tähtsam mõnikord teatrist rääkimine kui teatri tegemine, et lõpuks me saime ometi kõik kenasti paar nädalat enne valmis, sest meil oli tõesti harukordselt palju proove. Me kevadel alustasime ja sügisel lõpetasime ja kui ametlikult kõik proovid kokku lugeda, siis nii palju proove ei tehta vist isegi Venemaal omal ajal ei tehtud. Et selles suhtes meil oli hästi õnnelik aeg, et me saime mõnusalt võtta aega ja teha ka tükki ja rääkida ka omi asju. On sul ka meie uuele 3 näitlejale midagi repertuaarist pakkuda? No repertuaarist niikuinii, aga nad on lihtsalt hullumeelsed inimesed. Et see, mis siin täna toimub, et tänu neile see kõik toimub. Ja see, kuidas nad olid, kui kellelgi tekkis mõte, et äkki vaataks üle, mida nad teevad, see, mis nad olid nagu vormistanud ära enda jaoks, see oli lihtsalt nii... See rabas, ütleme niimoodi, et selles suhtes on nagu teine noorus praegu, et me siin just rääkisime ka kolleegiga, et kui me oleme siin, siis on nagu hakkaks uued head ajad jälle pihta, et nad on tohutult, neil on oma kirjapulk olemas, neil on oma esitaja olemas ja neil on omad taustajõud, neil on kõik olemas. Et 3 inimese kohta ikka väga palju, mis siin täna toimub. Velvo, kui pikk on teie tööstaaž siin teatrimajas? Mina olen töötanud siin teatris 21 aastat. Ja teatrijuhina? Teatrijuhina 4. Mille poolest on tänavune hooaeg ehk 78 erilisem kui eelnevad on olnud? Iga hooaeg on eriline millegi poolest ja meid on ees ootamas Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäev. Loomulikult ei saa Rakvere teater minna sellest mööda. Rakvere teatril on 78 hooaeg algamas ja 78. hooajal on meil 9 esietenduvast lavastusest tervelt 5, mille autoriteks on Eesti näitekirjanikud. Ja päris paljud neist ka siit samast Rakverest ja sellega seotud kohtadest, nii et sellega teeme suure kummarduse Eesti näitekirjandusele ja Eesti Vabariigile. Teatris on ka 3 uut näitlejat. Mille põhjal sai nemad siia kutsutud ja valitud? Nemad on kõige ilusamad, kõige pikemad ja kõige targemad. Aga tegelikult meile tundus, et nemad sobivad meie kollektiivi kõige paremini. Ja ma väga loodan, et noored leiavad just nendega, võib-olla vanemad näitlejad on kuidagi kaugemad ja juba võib-olla enam ei ole sellest põlvkonnast. Ma loodan, et noored võtavad nad omaks ja samastuvad teatriga läbi nende.
kogunenud mõned näitlejad, kaasa arvatud noored kolleegid, kes on täna õhtul väga head tööd teinud oma esimese õhtu juhtimise näol. Kas nad on seda teinud? Nii, ja nüüd, lugupeetud sõbrad, teil on hea võimalus selle kiirkohtingu jooksul küsida juba nende noorte näitlejate telefoninumbrid, et kutsuda need hommikul laste sünnipäevasid tegema, et teha reeglid selgeks, kuidas meil kiirkohting käib. Siis kõigil on aega 1 minut. Ja nüüd heidame pilgu siia lähedale poolenisti Kohtla-Järve bänd Röövelöövik. Kao! Kuidas siis teie jaoks Rakvere teatris hooaeg algas? Pauguga, säraga, mölluga, iluga, tuhandete emotsioonidega ja improvisatsioonidega. Ja mida ootate, sest te lõpetasite alles Viljandi Kultuuriakadeemia ja tulite nüüd Rakvere tööle. Mis te ootate sellest? Vahvaid tunde garderoobis koos Jaunega. Just, vahvaid tunde garderoobis koos Gretega. Vahvaid bussisõite koos Jaunega. Vahvaid bussisõite koos Gretega. Eks see ongi, ma arvan, et ei teagi ju tuleb, mis tuleb. Ja kõik, mis tuleb nagunii on nagu selline, juba on midagi uut nagunii meile ja eks me kindlasti oleme sillas kõigest. No, meie jääme igal juhul teid laval ootama. Nii et aitäh! Aitäh! Yeah. Oli tantsu? Oli mängu? Oli uusi teatrinägusi. Ja ka vanu teatrinägusi. Aga meie poolt pole veel kõik. Nimelt jäävad need kingad meile väikeseks. On tulemas koolitee lõpp ja ootame ka teid uusi tegijaid Reali TV saatesse. Ja kui sul on huvi, siis otsi meid koolist üles ja anna oma soovist Reali TV tiimiga liitumisest teada. Sikuta varrukast!